Tere, head inimesed! Kätte on jõudnud jälle neljapäev ja mina olen Rain Resmel-Tuusen Visionist instituudist ja mul on hea meel teid siin meie podcasti digitoas Visionist Connecti Eesti juhtide kogukonna jutustamise tunnis taas kord kohata. Mul on väga hea meel, et teid on siia jälle taas kord palju kokku kogunenud, mis tõestab seda, et nädalast nädalasse ei ole meil teemad läinud mitte igavamaks ja vähem olulisemaks, vaid vastupidi. Muudkui toome siia digituppa kokku huvitavaid inimesi, kellel on huvitavad kogemused ja loodetavasti siis ka alati mõni praktiline nõuanne jagada selleks, et homne tööpäev Eesti juhtidel ja nendel, kellest saavad lähiajal või tulevikus juhid, oleks jälle sisukam ja toredam ja stressivabam ja tulemuste rohkem. Ja alustame selle tänase vestlusega. Tuletan teile meelde, et sellel aastal mul on suur rõõm teid kohata lausa igal nädalal siin digitaalses podcasti toas video ja heliga ja mul on veel suurem rõõm, et jaanuarikuus on minuga Monika Kusmina Good Newsist, kes siis aitab neid vestluseid veel teravamaks ja veel sügavamaks meil ajada. Ja loomulikult on eriti suur rõõm, et me siin täna kahekesi ei ole, vaid meiega on taas kord liitunud külaline ja täna on meie külaliseks Age Leedo. Tema on kogenud arengupartner, kes toetab oma igapäevases töös juhte ja meeskondi läbi coachingu ja mentorluse ja koolituste, nii et võib eeldada, et Age on mõnda Eesti juhti päriselus ka näinud ja nendega siis suhelnud, et seetõttu, Age, sa siin täna ka oled, tere sulle. Tere! Age, ma alustaks kohe tagasivaatega, et kui see 2025, mis oli igatpidi põnev ja keeruline aasta, kuidagi kokku võtta nende kohtumiste ja vestluste põhjalt, mis olid sinul töölaual nii-öelda Eesti juhtidega, siis millised rõõmud ja millised hirmud kõlama jäid? No rõõmude puhul tuuakse välja sageli ikkagi inimesi, kellega koostööd tehakse ja inimeste sellist pealehakkamist ja soovi alati midagi paremaks ja muuta ja paremaks teha. Seal on omad väljakutsed alati ka inimestega töös olemas ja võib-olla need hirmud on ka inimesed. Et noh, see on niisugune pluss ja miinus ühel ja samal siis kaardil, ütleme, et see hirmude pool on pigem just see teema, et need inimesed on pidevas muutuses ja see pidev muutus esitab väljakutseid ja inimesed ei ole valmis kõikideks väljakutseteks, mis neid ees ootavad. Ja sealt tekivadki väljakutsed ka juhile. No meie oleme siin küll terve tunni valmis kõiksugusteks väljakutseteks ja vaatan, et sa sõidad selle sõidu meiega kaasa. No me ei räägi täna siin sellistest juhtimise tehnilise töö tegemise detailidest, vaid me räägime täna ka juhist kui inimesest ja sellest, et millal ja miks peab juht endale otsa vaatama. Kust siis tekivad tegelikult need päris kohad, kui juht hommikul ärgates peaks esimese asjana peegli ette minema ja endaga kas siis sisekõnet või monoloogi hakkama pidama päriselt ja sisukalt? Ma arvan, et ei ole seda õiget hetke, et millal see päris asi tekib. Sa pead seda iga päev tegema. Tegelikult iga päev, kui sa peeglisse vaatad, sa peaks korra mõtlema sellele, et mis seisus mina olen, mis väärtust ma suudan iseendale kõigepealt pakkuda ja seejärel, kui ma iseendaga olen tasakaalus, siis tegelikult tekivad ka need välised tegurid, mis hakkavad mõjutama teisi. Ehk mina olen iseendaga rahul, siis saavad teised sellest väga selgelt ja hästi aru. Ja see peeglisse vaatamine, kas ta on siis metafooriliselt või lähedki sa peeglisse sinna otse vaatama, on just see tõttu oluline, et kui ma ise olen eksinud oma juhi teekonnal, siis on väga keeruline teisi inimesi juhtida.
sest kui mina iseennast ei juhi, siis mina ei saa ka teisi juhtida, sest mul puudub sellel hetkel selline jõud seda pakkuda teistele, sest ma pean iseendaga tegelema. Tahaksin korraks liituda ja Aage teekonnal tagasi minna, et Aage, sa oled ise olnud nii-öelda assistendist välja kasvanud juht, töötanud regionaalhaiglas, vallavalitsuses, pangas töötanud ja mingisugusel hetkel hakkas ju sees närima siis see tunnetus, et tegelikult on veel rohkem vaja enesejuhtimist ja alles möödunud aastal sa hakkasid siis, sa oled öelnud seda intervjuudes, et enda kõige karmimaks tööandjaks ehk nüüd sa annad endale ise tööd. Millal on see kriitiline piir või millal sina isiklikult tajusid, et vot nüüd on aeg tegelikult edasi liikuda, et sa juhtisid teisi inimesi, sinu puhul oli siis see enesejuhtimine ja enda ettevõtte juhtimine, aga mis need märgid on, et juht peaks aru saama, et vot nüüd on see päris hetk, ma ei ole enam üldse rahul või kas üldse peab nii kaua ootama, et ei ole rahul? Väga tark ja teadlik juht ei oota nii kaua, et ta jõuaks sellesse hetke, et ma ei ole enam rahul. Veel hullem, kui ta jõuab sellesse hetke, kus tullakse talle ütlema, et me ei ole enam sinuga rahul. Aga seda hetke tunnistada endale, või ütleme, et sa isegi märkad seda hetke, aga sa ei taha tunnistada seda endale, et tegelikult ma olengi nüüd selles olukorras, et ma pean mingi muutuse tegema. Ja see märkamise koht ma võib-olla tooks läbi enda kogemuse lihtsalt välja, millal mina mingitest märkidest hakkasin aru saama, oli väga esimene selge märk oli see, et mul oli niisugune tunne, et ma ei jõua mitte midagi teha. Mul on nii palju asju laual ja samas ma ei jõua nagu mitte midagi valmis. Siis teine asi oli see, et see ööuni ikkagi jäi nagu päris lühikeseks. Ma sain oma tiimi inimeste käest nahutada ikka ka, et kui ma hommikul kell 5 meile saatsin, siis nemad tegid mulle märkuse, et kuule, et see on puhkeaeg tegelikult ette nähtud. Ehk ma hakkasin oma töörolli segama väga selgelt oma teiste tegevuste sisse. Ehk mul kadusid ära siis mingid tegevused minu päevast. Sest kui me räägime päeva jaotusest, siis see on kuldne reegel, tõde on see 3/8 ehk 8 tundi tööd, 8 tundi puhkust, sõprust, pere ja 8 tundi und. Ja kui sa ühe 8 tunni viskad pikemaks kohe, siis sa millegi arvelt võtad ja siis sa teed selle otsuse, et kas sa teed seda oma une arvelt või oma selle vaba aja pere või sõprade arvelt. Või suur... jah. Ja kui oluline on selle märkamine, et me valetame endale, et me justkui õigustame sellest 1/8 selle aja võtmist sellele teisele, sest ükskord läheb ju paremaks, aga töö on vaja ju ära teha. Oi, mina ütleks sellele, et kui keegi nuputaks välja selle niisuguse, ma ei tea, nupu või sõna või mingi asja, mis ütleks, et kuule, ole nüüd tark ja usu iseennast. Vot siis oleks, see aitaks nagu väga paljusid inimesi edasi, sest me tõesti, nagu sa Monika ütlesid, me oleme nagu selles olukorras väga sageli, kus me tegelikult ei tunnista endale, et me ei käitu päris normaalselt. Tunnikene siia-sinna, mis see ikka on, homme magan natukene kauem, eks ole. To-do list läks ühe päevaga ikkagi pikemaks ja järgmine öö on juba 2 tundi lühem. Eks ta nii läheb. Age, sa oled ju natukene coach'i, mentori, konsultandina Eesti juhtidele nagu perearst, eks ole, et ega nad ju sinu juurde niisama rõõmust ei tule, et kuule, Aage, mul on kõik nii hästi, kõik 8, 8, 8, nii hästi täna maganud, et räägime. Nad ikka tulevad ju sinu juurde siis, kui neil on vähemalt üks nendest sammastest kuidagi nagu logisema hakanud, eks ole, et mis see siis see kõige esimene, see päris Eesti juhi, ma ei tea, kas me saame rääkida veel meesjuhid ja naisjuhid eraldi, võib-olla seal on probleemid eri aspektis? Mina ei liigitaks niimoodi, mina ütleks juht, sest kes juht on? Juht on ju inimene, kes mõjutab teisi. Beebi mõjutab teisi väga selgelt. Mina inimesena kodus mõjutan teisi, mina kolleegina mõjutan teisi ja juhina mõjutan ka teisi. Ehk kas sul on ametinimetuses juht? See on nagu roll, millele tuleb juurde üks kohustus, üks vastutusvaldkond.
aga juhime me kõik iseennast ja juhime me seda erinevates rollides, erinevates kohtades, tööl, kodus, peres, iseendas, et juhina me juhime kogu aeg. Juhid ikkagi valdavalt tulevad sellega, et neil on endal väga palju kohustusi. Nad ei saa enam aru, mida nad mis hetkel tegema peavad. On üks punkt ja teine punkt on keerulised vestlused inimestega. Et kuidas ma ikkagi seda vestlust pean selle inimesega, mis on nagu see, mida ma tegema peaksin ja ma ei oska seda inimest võib-olla avada nii palju või tal on probleem, aga ma ei oska teda aidata. Et mul on praegu koostöö pooleli ühe meeskonnaga, kus juht ütleski, et ma ei oska, ma lihtsalt ei oska ja mul on vaja abi. Nii et noh, tegelikult see on hästi äge, kui juhid on sellises olukorras, kus ta tunnistab, et ma ei oska ja mul on vaja tuge. Mida tähendab see partner? Soovitasid talle siis, et küsid ChatGPT käest, et sealt No ChatGPT käest võib alati küsida ja ChatGPT on ju praegu veel üles ehitatud täpselt sellele, et ta on võimalikult hea alati sinu vastu. Aga kui sul on keerulised teemad, mida sa ise lahata tahad, siis ta kiidab alati takka, kuid inimestena me teinekord seda kiitust alati ei vaja, vaid me vajaksime võib-olla just seda vajaks lahendusi. Küsimust, jah. Monika, jah. Korraks tahaks lahti selgitada selle, et ega meie kultuuriruumis see arengupartner iseenesest sõnana ei ole nüüd ka nii väga levinud, eks ju, et noh, coaching enam-vähem vist vähemalt liidrite hulgas on arusaadav, et on inimene, kes küsib mu käest õigeid küsimusi, ei ütle mulle lahendusi ja siis ma eelduste kohaselt leian need vastused siis tänu nendele küsimustele. Aga mida teeb arengupartner või mis see töö täpsemalt sinul on? No mina olen võtnud endale fookusesse selle, et ma toetan juhte, aga ma teen nagu rätsepa ülikonnajuhile. Et juht tuleb, tal on mingi teema, mida ta lahendada tahab, siis me otsime kõigepealt õige viisi, mis teda aitaks. Kas teda aitaks mentorlus ehk minu kogemused ja ma saan talle anda mingeid õpetussõnu oma õpitust või kogemustest või ma olengi coach, sest tal on vastused enda sees, et mina näen, et tal on vastused olemas, aga ta ei suuda sealt sügavalt kätte saada. Ja kolmas ongi siis juhtimistreener ehk siis juba võttagi tuleks pikem protsess ette, et arendada ennast rohkem juhina, mitte fokusseerida ainult võib-olla mingitele üksikutele teemadele. Üks probleemkoht, mis kindlasti ühiskonnas on ja me oleme paljude liidritega seda arutanud, et küsima peaks ka dokumenti, et sinul on rahvusvaheliselt siis kõige kõrgemad litsentsid ja kõik õpitu ja nii edasi läbitud, aga on su juurde jõudnud ka juhte, kes lähevad siis paberiteta või mitte õppinud inimeste juurde ja tegelikult jõuavad sinu nii-öelda kabinetti või sinuga vestluslaua taha ja tuleb välja, et hoopis tuleks saata psühholoogi juurde või psühhiaatrasse või terapeudi juurde, et kui palju ka seda on, et millal ära tajuda, sest ma saan aru, et mentorlus ja coaching on ikkagi praegu reaalselt olemasolevate probleemide lahendamine või nendele siis koos lahenduste leidmine, aga tegelikult võib inimene olla juba juhina ka nii kaugel, et tegelikult sellest olevikust täna ei aita, tuleks hoopis minna minevikku ja lahendada seal need probleemid ära, sest me toome ju ikkagi lapsepõlvest saati ja elukogemustega kaasa mingisugused mustrid. Ja aitäh, Monika, et sa selle teema siia tood, sellepärast et see tundubki väga paljudele selline hall ala. Et kui me räägime coachingust, siis me tegelikult räägime meetodist, mis aitab juhil vaadata või inimesel vaadata tulevikku. Et me kaardistame ära, kus me hetkel oleme, mõtleme sellele, kuhu me tulevikus minna soovime või mida me teha tahame ja sealt hakkame mõtlema, kuidas need tegevussammud käivad. Ehk kui tõesti psühholoogi juurde lähevad inimesed, kes tegelevad oma mineviku poolega, siis coach ja mentor kindlasti see inimene ei ole. Ja professionaal, kes on õppinud coaching'u mentorluse meetodeid, oskab näha seda oma kliendis. Ehk ka me saame toetada juhte selle mõttega, et tegelikult minu piir siit nagu ei saa enam kaugemale minna, sest mul puuduvad need teadmised ja me suuname edasi ta vastava terapeudi juurde. Kas see tähendab seda, ma nüüd küsin otse, kui tuleb nutt juhina peale, ma tunnen, et ma tahaksin ennast juhina vallandada, enam ei jaksa, siis sinu juurde ei ole mõtet tulla? Ei, kindlasti see ei ole nii. Sa võid tulla ja seal ei pruugi taga olla sinu lapsepõlv, vaid seal võib taga olla hoopis see, et sul on lihtsalt liiga palju ülesandeid ja su ajagraafiku ja planeerimine on ebaselge. Aitäh!
annan puldi üle Rainile. no ta otseselt võib ikka juht ka, ma arvan, et see ei tähenda sügavaid lapsepõlvedraamasid kohe, aga selles mõttes küsimus ju õige, et esiteks, kas su juurde juhtub mõni juht ka selliselt, et sa ära kuulates ütled, et kuule, tead, et noh, äkki see juhtimine ei ole ikka sinu jaoks nagu kõige õigem teekond? Päris juhti, selliseid juhte minu juurde ei ole jõudnud, aga minu juurde on küll jõudnud inimesed, kes tahavad saada juhiks. Et ma olen olnud mentoriks küll ühele inimesele, kes tuligi sellepärast, et tema tahab saada juhiks. Ja kui me lõpetasime mentorprogrammi, siis ta ütles, et tegelikult mulle ikka väga meeldib oma töö ja ma ei tahagi selleks juhiks saada, sest ta sai aru, mis roll tekib juhtimisega juurde, kas talle sobib see või mitte. Küll aga on juhid mõtestanud väga tihti lahti meie kohtumistel seda, et mida ta peab õppima juurde selleks, et olla juht. Et noh, valdavalt ikkagi enamus inimesi, kes juhiks lähevad, nad ikkagi tahavad seda. Ja neil on mingisugune enda ambitsioon areneda, kasvada. Vist olukord ongi see, et minu meelest meil väga palju, et meil saavad tippspetsialistid, saavad juhtideks, aga me ei anna juhtimistööriistu kaasa. Me ütleme, et sa oled väga hea spetsialist, sa teed ülihästi oma tööd, kuule, mine nüüd juhi seda, sest sul tuleb kõik hästi välja. Aga lisaks protsesside juhtimisele peab oskama see juht juhtida ka inimesi. No ma olen juhi nimelist ametit elus päris mitu korda pidanud, eks ole. Ja praegugi vist on mu ametinimetuses juht sees. Ja kui ma nüüd mõtlen, et mida ma kõik olen nende ametite jooksul teinud, siis ma võiks olla tippjuht, eks ole. Me oleme siin sellest ka rääkinud, et mis hetkest see tipp tegelikult üldse algab. Aga no ma päris kindel ei ole, et ma tippjuht olen ja ma päris kindel ei ole, et ma olen juhina ka kõiki asju õigesti teinud. On sul seal lauanurgal üks postit ka, mis ütleb, et 10 peamist asja, mis nagu peavad olema, et ilma nendeta ei ole mõtet ennast juhiks nimetada või siis, et mine kooli tagasi ja õpi natuke juurde? Esimene mõte, mis mul tuleb, mul seda postiti ei ole muidugi siin, aga mõte, mis mul pähe tuleb, on see, et sul peab olema tahtmine eluaeg õppida. Sest juhiks sa ei sünni. Sündides on mingid eeldused, geneetilised eeldused inimestel olemas, et ta võib olla hea liider mingite eeldustega, aga oskused tuleb sul õppida. Ja kui sa otsustad, et mina tahan nüüd juht olla, siis see on välistatud, et sa oled valmis juht üks päev. Juht ei saa kunagi valmis. Minu meelest üks oluline teema, mida me eile ka kohtudes Aagega ja veidikene ettevalmistades Kakao tassi taga arutasime, oli generatsioonide erinevus liidriks olemisel. Et kui me võtame nüüd niimoodi, jagame kaheks, et vanema generatsiooni liidrid võib-olla on harjunud rohkem süsteem ja Excel ja tulemused ja võib-olla jõulupidu siis ikkagi meie Eesti traditsioon ja sült ja nii edasi seal juures ja siis noorem generatsioon ei taha ka ettevõtete sündmustele tulla, sest ta ei ole huvitatud võib-olla siis enam nendest traditsioonidest, tahaks võib-olla rohkem enesearengut ja nii edasi. Et kui erinev on see generatsioonide juhtimine ja milline see seis täna meil Eestis on, et kas me suudame need kuidagi ühendada ja kas see ka on üks probleem, mida sa oma töös näed, et justkui siis 50+ juht tahab pakkuda ühte, aga tegelikult see 20-30 vahel ta absoluutselt seda ei soovi ja tegelikult on generatsioonide vaheline erinevus ja soovid nii erinevad, et nagu ei teagi, mida teha. Ja siis see ka veel, et keda ta siis juhib, eks ole. Ja kumbat juhib. Jah, et 19-aastane juhib 65-aastasi või 80-aastane juhib 19-aastasi, et seal on ka kindlasti vähemalt tunnetuslikult suur vahe. Või võib-olla ei ole, võib-olla sa lükkad ümber kõik. Jaa, ma ütlen nii, et kindlasti on olemas selliseid olukordi, nagu Monika kirjeldas või sina, Rain, kirjeldasid, kuid kui me räägime juhtimisest, siis juhi üks omadus ongi see, et tal peab olema võimekus meeskond koostööle panna. Kui seal on erinevatest põlvkondadest inimesed, siis sa juhina pead õppima tundma neid inimesi. Ehk juhi üks tööriist on ka suhete loomine, mis on kõige esmane tööriist üldse meeskonnas. Ehk sa õpi tundma oma inimesi
ja kui sa oled tark juht, siis sa leiad nendele inimestele sellised sarnased koostööprojektid, mis toetavad neid mitte ainult tööalaselt, vaid ka tööväliselt. Ja see generatsioonide erinevus on tõesti sees, sest mul eilegi oli üks koolitus ühe ettevõttega ja me arutasime siis üks-ühele vestluste olulisusest. Ning üks juht tuleb, ütleb mulle, et tead, aga minu meeskonnas on üks inimene, või nagu mul on inimesed ja kõige väiksema tööstaažiga inimene on 15 aastat. Ehk ülejäänud on kõik kõrgemalt ja nemad ütlevad, et laske mul oma tööd teha. Töötulemused on head, mina olen rahul. Ma ei taha seda üks-ühele vestlust. Aga siis ongi see, et see juht saab aru, ta tunnetab seda inimest ja õpib selle inimese käekirja järgi ka siis teda juhtima. Aga arutasimegi seda, et aga mis juhtub siis, kui nüüd näiteks poole aasta pärast sulle tuleb 20-aastane inimene, noor inimene, kellel on eeldused hoopis teised, sest tema vajab vastuseid küsimustele, miks ma teen, mis see meile annab, mis väärtus see loob, siis sa juhina pead õppima ümber ja leidma ka võimaluse, kuidas need kaks põlvkonda omavahel koostööle panna. Ja mina ütleks, et see on väga äge, kui sul on selline meeskond, sest siis õpib meeskond üks põlvkond teiselt ja teine esimeselt, nii et see on vägev maailm. Ma vabandan natuke ette, ma justkui nagu tahaks täna kõike kahte leeri tõmmata, aga tegelikult ma ei soovi. Aga ma näen juhtimises veel ühte asja, kus tegelikult on selge vahe. Ühed koolitajad ütlevad, et rohkem enesearengut, inimest väärtustavat ja siis sellist kestvat arengut pakkuv juhtimine, eks ju, coachingu stiilis juhtimine. Ja siis teine on siis pigem natukene niisugune militaarsema suunaga juhtimine. Noh, võtame näiteks see ülim vastutus, eks ju, raamat, mida on siis... Mõtled ossamine või? Noh, ei, ma mõtlen ikkagi vastutuse võtmine, noh, seda stiilis, eks ju, et kus on USA mereväelase eriüksuslased juhivad ja võidavad, eks ju, et seda stiili ka tegelikult tuleb ettevõtetesse, kus see tasakaal peitub, sest kui ma ka juhina mõtlen, et ma hommikust õhtuni pean ainult arenguvestlusi pidama, et millal me siis, vabandage väga, selle töö ära teeme, kuigi ma armastan täiega oma tiimi ja meil on sellised vestlused ja nii head kui halvad jutud saavad räägitud, aga teiselt poolt, kui need vestlused lähevad nii pikaks, et vaatad, et juba on lõuna ja kliendid küsivad, et kuule, töö on tegemata ja arveid me teile ka ei maksa, et siis selle jutustamisest nagu palka ka maksta ei saa. See on nüüd see osa, kus ma ütlen, et tegelikult juhtimine koosneb erinevatest tööriistadest. Nii see ülim vastutus annab väga head juhtimismeetodit ja miks ma seda ütlen, sest ma olen ise seda õppinud, ma ise kannan seda sõnumit ka edasi koolitustel. Ja coach'ina ma ütlen, et coaching annab väga head tööriistad ja kui ülim vastutus või see printsiibid siis lahinguväljalt, juhtimisprintsiibid, annavad sulle raamistiku, kuidas liikuda, süsteemi, kuidas liikuda, siis coaching annab sulle selle ühe võimaliku tööriista sinna sisse, kuidas neid asju veel paremaks teha. Ehk siin ei saa, nagu sa ütlesid, siin ei saa neid asju leeri tõmmata. Nad täiendavad üksteist ja tark juht oskab asju siduda ning ka enda omaks neid teha. Sest selge on see, et kui sa õpid coachivat juhtimist, käid koolitusel ära, sulle antakse posu küsimusi ette ja siis sa lähed oma töötaja juurde, paned küsimused laua peale ja ütled, ma nüüd hakkan sind coachima, on ja. See on kunstlik. See juht peab asjad, tööriistad enda omaks tegema ja oma meeskonnale sobivalt nagu kasutusele võtma. Oluline, aga on algus ja lõppeesmärk. Ehk milline on see eesmärk ja milline on see lõpptulemus ja siis see meetod on seal juhi enda valida ja samamoodi on ka siis töö tegemisel inimesel oluline, et juht annab talle selle eesmärgi, lõppsõnumi ja meetodi saab inimene ise valida siis vastutada oma tegevuse eest. Monika, muidugi, kui sa nüüd 8 tundi päevas muudkui aga coach'id, et siis võib-olla küll sa peaksid Age juurde jutule minema. Ja need juhtimise tööriistad ikkagi läbi käima, aga me tegelikult pidime rääkima rohkem täna juhist kui inimesest ja me jõudsime su postiti esimese punktini, et õppimisvõimeline peab olema juht. See on muidugi natuke geneeriline, sellepärast et mulle tundub, et me tänases ühiskonnas ja maailmas peame kõik olema kogu aeg õppimisvõimelised, et isegi neid AI tööriistu tuleb iga nädal nii palju juurde, et ühe õpid ära ja juba oled ajast maas.
et kogu aeg peab õppima. Ütle, kas juht närvi võib minna või? Ikka võib minna, me oleme kõik inimesed, aga mismoodi sa väljendad seda närvi minekut, kas sa karjud inimeste peale või sa tunned, et sa lähed närvi ja sa astud sammu tagasi, kas siis mõttes või füüsiliselt sa taastad endas selle tasakaalu ja liigud siis teemaga edasi. Et ega juhil on samasugused plussid ja miinused nagu kõikidel teistel tema meeskonna liikmetel. Oluline on see, et kuidas sa oskad kasutada seda tööriista enda peal ka, mitte ainult oma meeskondade peal. Võib-olla No siit kui hobid ka juurde või? Kui tähtis on nende hobidega tegelemine, et sa ikkagi lülitad ennast välja, et närvi minek ju sõltub ka sellest, kui hästi sa magad, kas sa oled normaalselt söönud, kui palju sa oled ennast ära hoidnud ja siis suudad võib-olla ka olukordades rahulikumalt reageerida. Kindlasti see maandusoskus, et ma tean inimesi, kes ütlevadki, et ta on hakanud meditatsiooni natukene õppima selle jaoks, et suuta tööpäeva keskel oma nagu närviline olek ära maandada. Et ta ei tegele süvitsi, aga ta õpib tehnika, mis aitab tal korra hinge tõmmata. Et üks coaching'u klient hiljuti just oligi see, et ta enam ei kasutanud, ütles, et see on täitsa õudne, et ma olen õhtuks täiesti läbi. Ja siis me jõudsimegi selleni, et ta ütles, et aga tegelikult kunagi ma ju kasutasin ja ta hakkas uuesti kasutama, ütleb, et see on väga hea. Ehk maandustehnikad ja hobid, aga hobidega on ka see pool, et see hobi peab sind nagu käivitama, sulle andma mingi adrenaliini, mingi mõtte ja lülitama sind tööst välja. Mitte väsitama. No väsitama ta peab natukene ka, sest alati on ju pärast trenni mõnus olla näiteks. ma jäin praegu mõtlema sellele, et nagu sa ütlesid, et noh, et üks asi on ju tiimi juhtimine ja kõik need oskused ja omadused ja tööriistad ja siis on enesejuhtimine, aga siis meil on see 8, 8, 8, eks ole, et 8 töötundi ja 8 puhketundi ja 8 hobid ja pere. Kuhu see enesejuhtimine ja eneseareng nüüd siis ikkagi mahutuma peaks? Kas ta peaks mahutuma sinna 8 töötunni sisse, kui Monika seal coach ib oma töötajaid 8 tundi, millal ta veel jõuab enesearenguga tegeleda, eks ole? ja muuseas ei coach'i, mul pole paberit. niisama nutate koos kontoris, eks ole. Aga et kuhu sa nagu paigutaksid selle enesejuhtimise osa, et kas see on ikkagi nagu see tööaja sisse käib või sellele peaks aega leidma sellest vabast ajast ja hobidest? Anna See on nagu väga praktilisi nõuandeid. see on hästi ebapopulaarne vastus, mis ma ütlen, et sa pead ennast juhtima ja ennast juhtima õppima kogu aeg. Sa pead märkama ennast tööl, kuidas sa käitud, mis on see põhjus, miks mingi asi läks nii või teisiti, on ta läinud hästi või on ta läinud halvasti. Et see on nagu see pool ja mina saan rääkida jälle endast, sest mina olen enesearenguga väga palju tegelenud ja tegelen jätkuvalt. Ehk kui üle 10 aasta tagasi ma üldse sain teada, kelleks ma saada tahan, vanus oli küll juba natukene kõrge, aga hea seegi, et viimasel hetkel tuli. et siis ma hakkasin väga teadlikult enesearengu teed käima ning minul tuli see küll tõesti selle siis hobide, pere ja sõprade ja uneaja arvelt, sest tööroll oli intensiivne ja mul ei olnud võimalik nagu sinna kuidagi sellist teadlikku formaalset õpet lisada. Aga no mitteformaalselt me õpime kogu aeg, oluline on see märkamine. Oluline on pidevalt õppida, oluline on õigel ajal sisse hingata, välja hingata, neelata, mediteerida, pinged maha rahustada, et edasi minna mõistlikult. Monika, mis
oli sinu järgmine mõte? Enesekriitika ka üks teema, et inimesena me kipume ju oma sissepoole ennast pidevalt kritiseerima, eks ju, mis võib olla päris saboteeriv ja tegelikult ju takistav nagu juhina ka. Ja samas on siis see teine pool, et kuidas selle kriitikaga on, et eelmises podcastis Alar Tamming tõi välja, et negatiivsust ei peaks üldse väljendama. Kuidas sina suhtud sellesse enesekriitikasse ja meeskondlikus mõttes siis oma tiimiliikmetele kriitika edastamisse? Võtan korra enne meeskonna, siis lähen nagu Jah, enesekriitika juurde, et meeskonda sa ei saa kritiseerida, meeskonnale sa saad anda tagasi faktipõhiselt, mis meil läks õigesti, mis siis ei läinud päris nii, nagu me oleme kokku leppinud ja sealt juba tekivad siis tegevussammud, et mida muuta saab. Ehk me seal Combatreadi süsteemis ehk siis ülima vastutuse juhtimisprintsiipides õpetame ühte tööriista, mis on hästi hea kasutada nii meeskonna peal kui enda peal. Väike sihuke nüanss on sees, kui me kas emmal või kummal kasutame, aga kui me võtame meeskonna tasandil, siis analüüsida ja sihukest debriefi võiks teha siis selliselt, et esimene küsimus on see, et või jah, et mis läks õigesti. Ja õigesti saab minna ainult kokkulepete baasilt. Ehk mis on meie kokkulepete pealt vaadates see tegevus, mis läks õigesti. Ja meeskonna baasilt sa siis räägid juhina, mis läks meeskonnal hästi või õigesti. Ehk mida meeskond tegi õigesti. Ja sul on juhina selles kohas kindlasti võimalus tunnustada meeskonnaliikmeid personaalselt ka. Ja kui see küsimus on läbi arutatud, siis minnakse järgmise küsimuse juurde. Ja siis juht küsib või vastab küsimusele, mis minul läks siis valesti. Et mida tegin mina valesti selles situatsioonis, kui me analüüsime mingit situatsiooni. Ja sealt tekib siis kolmas küsimus, et mis on see, mida ma muudan järgmine kord. Ja see ei ole selline ümmargune suur pallikene, mis tõuseb kuskile taevasse ja kaob ära, vaid see on konkreetne tegevus konkreetsete tähtaegadega ja tegevussammudega. Ja kui ma nüüd ennem ütlesin, et ma räägin meeskonda, siis nüüd isikliku vaate poole pealt sa muudad ainult ära esimese küsimuse ja sa küsid küsimuse, et mis minul läks õigesti, kui ma teen isikliku enda kohta. Ehk meil on igal ühel võimalik ennast analüüsida ja läbi nende analüüside me hakkame märkama neid kohti, mida mul on vaja arendada. Kui me teeme sageli enda kohta analüüse ja kogu aeg tuleb meil, ma ei tea, vastus, et valesti läks see, et ma ei jõudnud kohale või valesti läks see, et mul ei olnud see kalendris märgitud, no siis selge arengukoht on ju see, et ma pean õppima oma aega paremini planeerima. Ehk sellise tööriistaga on võimalik ennast väga palju kõlab sõna peab, et me peame õppima ja me peame ja siis aga kui nagu liiga palju seda sõna peab saab, et kas on ka juhte täna või on ka, ütleme, mingil hetkel inimene jõuab sinnamaani, kus ta peaks selle sõna peab ära unustama ja olema see, kes ta tegelikult on, täpselt sellisena, nagu ta on nende miinuste ja plussidega, et kas on võimalik saada ka meeskonnas kokku niimoodi, et me tõesti võtame üksteist nagu ühes heas abielus sellistena, nagu me oleme ja natukene arenema, aga kogu aeg ei pea arenema. Kindlasti on võimalik sellisel juhul, kui sul on meeskonnas väga selged kokkulepped, te aktsepteerite kõikide erinevusi, erisusi ja teie meeskonnatöö niimoodi toimib. See oleks ideaalne ju, kui tuleks kokku hulk inimesi, kellel on üks selge siht eesmärk ja nad tegutsevad kõik iseseisvalt ja vastutavad oma tegevuse eest. Ja tuli jälle see sõna vastutus siia sisse just sellepärast, et meeskonnad saavad toimida siis ainult väga hästi, kui igaüks vastutab oma nagu rolli eest. Ehk sa ei pea õppima, kui sa suudad panna meeskonna tööle nii, et kõigil on selge, mida nad teevad, miks nad teevad ja saavad ise nagu valida teekonna. No üldiselt ma täna kindlasti olen selles õppearmastuses, aga ka hiljuti suures artiklis ju isegi Peep Vain ütles välja, et kas kogu aeg ikka tõesti peab igale poole arenema, et võib-olla aeg-ajalt on ka õige õpitu võtta ja seda kuidagi siis sellele lasta settida ja olla.
kui palju sa näed juhtide hulgas, ma sihin sinna, seda, et õpitakse lihtsalt kogu aeg üle, uus raamat, uus kursus, uus koolitus ja veel ja veel ja veel, aga tegelikult seda ei integreerita ja siis lõpuks oled sa lihtsalt üks suur infomaht ja praktikasse see ei jõua. Te vaatate ühele inimesele otsa siin, kes kunagi oli ise täpselt samasugune, et muudkui lugesin, omast arust oli peatarkust täis, aga praktikasse ei pannud, sest ma ei osanud teda praktikasse panna, ma ei osanud seda siduda oma tegevustega. Et siin ongi inimese enda teadlikkuse koht, kui palju tal on tarkust ja oskust ise kõik see, mis tal olemas on, oma elus ära kasutada. Ja kui palju ta siis vajab mingit kellegi tuge või vajab neid raamatuid. Ma olen nõus, et vahepeal oli mulle endal ka tunne, et võistlus käis selle peale, et kes rohkem raamatuid on lugenud ja postitanud selle kohta, et ma selle raamatu lugesin. Et ma usun seda, et see juhtimistarkus on väga paljudes raamatutes täpselt üks ja seesama. Aga mis meid aitab, on kuulata teiste kogemusi ja läbi selle rakendama hakata ise neid teadmisi. Sest kovisioonigrupid on sellised, üks meetod tähendab, on olemas, kus inimesed siis tulevad kokku, oma valdkonna spetsialistid, oma valdkonna juhid ja arutlevad ning mina oma kovisioonigruppides olen juhtidelt saanud tagasiside, et kõige suurem väärtus on teiste kogemuste kuulamine. Ei tasu ju teha neid eksperimente oma tiimide peal, et loed raamatu läbi, tuled esmaspäeval tööle, ütled, see nädal teeme nii ja siis läheb nädal mööda, loed veel ühe raamatu läbi, tuled tööle, ütled, ei, nüüd me hakkame hoopis nii tegema, eks, et kuskilt peaks nagu ikkagi see sünkroniseerimine ja laagerdumine nagu ka toimuma, on ju, aga noh, ikkagi tegelikult ma arvan, et reaalsus on see, et neid eksperimente tehakse. Muidugi tehakse ja eriti aktiivsed nende eksperimentide puhul on nooremad juhid, kes on alles saanud juhiks, sest nagu ma ütlesingi, et me saadame inimesed juhtimisellu ilma teadmisteta ja siis ta hakkabki ammutama neid igalt poolt ja ta võtab üks ja teine ja kolmas ja siis kui tundub, et ma ei tea, kaks esimest rääkisid nagu sarnast juttu ja kolmas nagu rääkis hoopis teist juttu, siis ta on ise segaduses. Ja sealt tekivad ka temal endal väljakutsed, et kuidas ma siis juhin, kui üks räägib ühte ja teine teist. Millal oleks õige aeg ennast? Ja Rein, sina. Mul oli vahepealt nii palju mõtteid, püüan need järgemööda siia kõik tunni lõppu veel üles seada, aga sa saad Monika ka sõna, ära karda. Üks asi, mille tahaks ikkagi lahti rääkida, on see, et kas me soorollidest juhtimisest täna enam üldse ei räägi või on see ikkagi kuskil taustal natukene määrav ja muutub teatud juhtimisolukordades ka oluliseks? Ma arvan, et ma ei ole õige inimene sellele vastama, sellepärast et minu jaoks ei ole oluline, mis soost inimene juhib. Kui ta on hea juht, siis ta saab igasuguse meeskonnaga toimima. Lihtsalt vahetevahel ma ise põrkun selle nagu vastu, et inimesed tulevad ja ütlevad, et et ma olen naine ja ma sellepärast ei saa. Et inimesed ise loovad endale need rollide erinevused ja väljakutsed selles rollis. Et tegelikkuses on see, et väga hea juht paneb ükskõik missuguse meeskonna tööle. Et on tehtud ka üks katse, mul hetkel kahjuks ei tule meelde täpselt, kus see katse oli, aga pandi kaks meeskonda siis mingit ülesannet täitma nagu pikemaajaliselt ja üks meeskond liikus eest ära oma ülesande täitmisega, sest lihtsalt liikus ära ja tehti siis otsus, et vahetati ainult juhid ära. Inimesed jäid kõik samaks. Ja mis juhtus? Juhtus see, et see meeskond, mis ennem oli tagapool, läks teistest ette. Vahet ei ole, mis soost inimene seal ees on. Tema oskused oli panna meeskond tööle lihtsalt. No vanasti juba räägiti sellest, et ühed emad juhtisid perekonda selle kepi ja laksudega või vitsa ja laksudega, eks ole, ja teine ema juhtis julgustavate sõnade ja toetava suhtumisega. Et eks see ole ju ka üle kandunud ka juhtimisse
tervikpildis ka. Ma tahtsin seda veel ka küsida, et millal sinu arvates kogu selles rägastikus isikuomadused, kõik raamatud, mis ma loen, kõik kursused, kõik podcast'id, mis ma ära kuulan, kõik eksperimendid, mis ma tööl tiimiga teen ja enesevaated ja eneseareng veel sinna ka juurde, kaua võtab aega tegelikult juhiks küpsemine? Vastust ei ole sulle anda, sellepärast et iga inimene on erinev, iga inimese selline taustsüsteem, kust ta tuleb, millised on olnud tema juhid, hästi palju mõjutavad inimese juhiks saamist, juhi nagu rolli, millised on olnud tema võib-olla aktiivsed tegevused koolipõlves, kuidas ta on seal saanud ennast rakendada. Ehk see küpsusaste tekib juhil siis, kui ta saab aru, et tema võib üks päev ootamatult haigeks jääda ja meeskond toimib ilma temata edasi. Ma arvan, et see on see koht, kus juht võiks ütelda ja patsutada iseendale õlale, et ma olen tegelikult päris head tööd teinud, sest meeskond saab ise toimima ilma siis minu konkreetse sekkumiseta. Seda on mõnedki juhid öelnud, et nende tööl on alati konkreetne lõpp ja see on see, et nemad lahkuvad. et kas sa oled märganud ka sellist imposteri sündroomi Eesti juhtide hulgas, et juhin siin küll ja võib-olla kõrgel kohal ja isegi võib-olla suured tiimid, aga noh, tegelikult on nagu endal on niisugune kõhklus ja kahtlus kogu aeg hinges? Ma arvan, et kõhklus ja kahtlus tuleb ikka hinge, mitte küll kogu aeg, kuid ma ei tähenda seda, et kui nüüd sa tippjuhtide hulgas just, et tal oleks see kõhklus ja kahtlus, pigem mitte, et nad on juba piisavalt, nagu sa ütlesid ennem, küpsed selleks, et toime tulla selliste pisikeste enda kahtlustega ja need juhid ikkagi väga palju siis mina ütleks, panustavad iseendasse selleks, et olla tippjuht. kuule, mina ütleks niimoodi siis, et juhiks küpsed siis, kui sa saad aru, et sa oled ka inimene. sa ei ole jah, juht. sellel hetkel. me oleme lubanud välja ka selle, et räägime, et mis väljakutsed meid ootavad 2026, eks ju, et milleks me peame olema valmis. Aga enne seda, et kui vaja nüüd hüvasti veel jätta, jaanuar on ju uute eesmärkide tegemine ja kõik need uued suunad, mis tuleks valida, sina tegelikult oled seda meelt, et juhile on oluline omadus või oskus ka see, et ta saab aru, millal mitte juhtida või millal mitte otsustada või areneda või teha see nagu mõttepaus, et me oleme sellises nii-öelda iga aasta me justkui nagu vaimselt läheme ju üle uude perioodi. Mis on need asjad, Age, mida sina ütled, millest juhid peaksid tegelikult loobuma siis isiklikust vaatevinklist või siis juhtimismudelis, et mis tegelikult täna enam ei toimi? Minu meelest võiks otsa vaadata sellele, kui sul on pidevalt muutused laual ja siis sa iga muutuse peale hakkad jooksma. Et tuli muutus, teeme, homme tuleb uus muutus, teeme. Ehk sa peaks võtma aja maha ja analüüsima, kui palju see muutus mõjutab kas sinu ettevõtte tegevust, sinu meeskonna tegevust, neid eesmärke, väärtusi, mis sul on ja sellest sõltuvalt tegema siis otsuse, et kui kiiresti või kas üldse selle muutusega tuleks kaasa minna. Siis oluline pool on ka see, et need inimesed, kes sinu koos töötavad, see meeskond, kes on, et seal meeskonnal on alati mingil ajahetkel mingid kriisid. Ma olen väga vähe näinud meeskondi, kes on aastaid töötanud niimoodi, et neil ei ole nagu mitte ühtegi kriisi olnud meeskonnaliikmete vahel. Ehk seal on ka see pool, et sa juhina pead selge otsuse tegema, et mis hetkel on see koht, kus sa pead juhina sekkuma ja mis hetkel sa lased kolleegidel omavahel siis oma sellised suhted korda sättida. Et need on võib-olla sellised kaks olulist teemat ja kui aasta algusest veel rääkida, siis nagu sa ütlesid, et aasta algus niisugune tunne, et kõik maailma väravad on lahti ja kõiki asju tuleks nüüd tegema hakata, sest nüüd on uus aasta. Ehk ka nende asjade puhul peaks võtma siis hetke ja mõtlema, et kui ma täna seda teen, et kas mul on see ka homme oluline, et ma seda teen.
Ja see mõttepaus minul on soovitus, et võta koos meeskonnaga, just nagu meeskonna eesmärkide sättimisel, et juht ei pea tegema kõike üksinda. Jah, mulle eile küsiti just koolituselt ka, et aga noh, et kui siis alt üles kogu aeg juhitakse, et kes siis vastutab nende otsuste eest, et ega siis vastutus on rolli selguse üks osa ja see lepitakse ka kokku, kes siis vastutab. Ehk siin mõttepause tuleks võtta kindlasti. Ja need murekohad, mis meid ees ootab praegu? Mis on need, mis hirmutavad juhte? Et üks, eks ju, ka väga palju ajakirjanduses räägitud ja me kõik tunneme ja tajume, on tehisintellekti peale tulek ja kõik need asjad, aga mis on veel need sellised probleemkohad, mis meid ees ootavad ja kuidas nendesse suhtuda või kuidas etteruttavalt ennast ette valmistada, et need ei oleks fataalsed? No ma natukene mõtlesin sellele teemale ka, sest küsimus oli juba välja visatud. Ja ma tegin väikese uuringu siis atraktiivse tööandja uuringu osas, mida Instar teeb, et mida seal on siis noored rääkinud ja mida on kogenud töötajad rääkinud. Ning et mis on need ootused siis juhtidele ja tööandjatele. Ning mina arvangi, et väljakutse juhtidel, kellel on just need eri põlvkonna meeskonnad, on see, et sa vajaksid seda tarkust, et need meeskonna liikmed omavahel tööle panna ja panna need liikmed õppima üksteiselt. Et see on kindlasti väljakutse. Siis meie globaalne maastik annab meile väljakutseid nii majanduslikult kui poliitiliselt ja see majanduslik väljakutse paneb juhid ikkagi olukorda, kus nad peavad hakkama koondama. Seda koondamist on olnud ka eelmine aasta ja on juba paar juhti ka minu poole pöördunud see aasta, kus neil on see protsess sees. Ehk see on see, mille puhul ma küll ütleks, et koondamine on ebamugav mõlemale osapoolele, nii tööandjale kui töötajale. Ja seda ebamugavust saad lahendada ainult läbi selle, et sa oled avatud ja suhtleja ja infojagaja. Et räägi inimesega, te olete inimesed, teil on tunded mõlemal ja seda on võimalik teha hästi. Miks ma seda ütlen? Olen ise pidanud ettevõttes tegema sellise protsessi läbi siis oma töötajatega. Aga mis selle koondamise juures on kõige keerulisem või raskem? Iseenesest saata e-mail, et aitäh, sind pole homsest enam vaja, ei ole üldse raske ju. Ja mis tundega see inimene lahkub sellisel juhul sealt tööandja juurest? Et raske ongi see, et minul endal oli raske juhina minna ütlema inimesele, kelle ma olen ise palganud, kelle ma olen toetanud tema arengus kasvus ja kellega ma tegelikult olen rahul. Ja minna ütlema, et tead, et majanduslik olukord tingib selle, et mul on vaja seda rolli muuta. Ehk raske ongi see inimlikkuse nagu sammu tegemine sinna poole. Muidugi oleks hästi kerge, kui me saaks kõik tehniliste vahenditega, et AI lasen koostada kirja, e-mail saadab ära ja siis süsteem maksab lõpparve. Aga ma tahaks selle inimesega hiljem kohtuda, kohvi juua, teed juua ja juttu rääkida. Kas on hea viis siis koondamisteateks, mis peaksid olema need inimlikud reaalsed tegevused seal juures? Et nii ühel kui teisel pool olles, muidugi see on ju ääretult raske, kui sa pead veel koondama, ma ei tea, 50 inimest, 10 inimest, eks ju, ja rääkimata ka ühe inimese koondamine, kellega sa oled võib-olla 10 aastat koostööd teinud ja täna see pole lihtsalt enam võimalik. Mis need inimlikud sammud võiksid olla? Esimene oluline asi on info vahetamine. Et räägi ausalt ja täpselt nii palju, kui sul on seda infot. Ja kui sul ei ole seda infot, sest valdavalt ikkagi on ka suurettevõtetes on vahejuhid, kes ülevalt peavad saama tippjuhtidelt info, et alla anda ja alt küsitakse küsimusi, mida teada ei ole. Ehk anna informatsiooni nii palju, kui sul võimalik on, ole avatud selles osas. Teine teema on see, et aita inimesel ka mõtestada seda, et mis saama hakkab. Kui ta lahkub, mis ta tegema hakkab, millised on võimalused, millised on need tugivõimalused ka riigi poolt.
või mina olen pidanud ühe, mitte küll koondamise, aga töölt vabastamise tegema, sest kahjuks inimene ei sobinud sellesse rolli, aga me koos otsisime talle uue töökoha. Ja oli ka väga-väga, ütleme, et sõbralik lahkuminek ja hiljem, kui oleme näinud, siis oleme ka tervitanud ja juttu rääkinud. Nii et ole samas, kui sa toeks. koondad, ma ei tea, 50 inimest suurettevõttes, siis sa ei jõua ju neile juhina kõikidele, eks ju, uut tööd otsida. Sa uut tööd ei jõua otsida, aga siis sa jõuadki need tugifunktsioonid välja leida talle, suunata, kust ta saab ise abi. Ja muidugi 50 töötajat veel vist ei lähe, aga kui juba suurem arv, siis ta läheb kollektiivse koondamise alla ja seal juba tekivad omad nagu teemad juba Ehk siis riigi poolt. tegelikult, mida sa öelda tahad, mulle meeldib alati lühidalt kokku võtta pikki jutte, eks ole, on see, et ühelt poolt sa pead, noh, kuidas siis öelda, inimlikkust hoidma, ehk siis, et selle inimesega sa ei lähe tülli või ei lähe nagu vihas laiali, Jah. sõltumata halbadele asjaoludele, aga tegelikult sa ju kaitsed enda emotsionaalset maailma ka sellega, et sul ei ole koju minnes paha olla ja sa ei lähe koju ja ma ei tea, karju laste peale, sellepärast et sul oli väga raske päev inimesi koondades tööl, et seal on ikkagi kaks külge. On ja see külg, mis sa praegu siin lisaks välja tõid, see on veel kõige keerulisem külg. Aitäh selle eest, et sa tähelepanu juhtisid, sest seda mõtet sa kannad endas kauem kui see inimene, kes selle teate saab. Ja siin on küll see, et leia endale inimene, kellega sa saad neid mõtteid vahetada, kellega sa saad rääkida, et sa saad ka endale tuge, sest sageli on ka see, et kui me läheme tunnelnägemisse sellisel ajahetkel, siis me ei pruugi märgata kõiki võimalusi, mis mul juhina on pakkuda selles protsessis inimesele. No siin läheb Anneli küsimus natuke sellega kokku ka ja öeldakse ju, et tipus on üksi ja külm ka olla. Ta küsib, et kas juhil üldse saab olla sõpru töötajate seas või peaks ikkagi selge piiri vahele tõmbama? Juhil saab olla sõpru, aga ma nüüd toon selle aga siia, mis tühistab siis selle, et juhil saab olla sõpru, aga see sõprus saab olla selline hea kolleegide vaheline sõprus. Minult endalt on küsitud sarnast küsimust ühelt koolituselt ja toodi näide, et aga kui ma õhtul käisin õlut joomas oma meeskonnaliikmetega ja hommikul ma pean tal palka vähendama, et kuidas ma seda teen, on ju. Et siin ongi see küsimus, et kuidas sa ise positsioneerid ennast juhina. Ja juhil saavad sõbrad olla teised juhid, kellega on võimalik rääkida siis nendel teemadel. Selleks meil ongi Eesti juhtide kogukond, head armsad juhid, tulge nüüd kõik liituge, pange ennast kirja ja saate kõik asjad ära rääkida kogemuste pealt, õppida pahad emotsioonid lahti, supervisioneerida ja selleks me seda jumala eest teemegi. Mis on esimene signaal, küsib Kristi, et mille järgi sa coach'ina saad aru, et juht hakkab väsima? Siis töörollist ma saan aru, et hakkab väsima, on ju. See, kui ta... Ei tea täpselt, Kristi niimoodi küsib, et kui tal silmad kinni lähevad ja unne suikub, et siis ta on ilmselgelt väsinud, aga et ma arvan, et see küsimus ikkagi peegeldab tema kui juhi rolli. Sul endal enam liblikaid kõhus ei ole ja sa otsid vabandusi mingite tööülesannete tegemiseks. See on selgelt see, et sa ei ole valmis ise enam arendama, arenema ja sa hoiad kinni sellest, mis on, mitte ei mõtle sellele, mis tuleb. Ma vastaksin võib-olla teiste sõnadega, Kristi, et Age juurde jõuavadki ainult väsinud juhid, väga puhanud ja liblikad kõhus juhid ei jõuagi, et nendega ta käib golfi mängimas ja muid asju tegemas, mitte coach imas ja mentordamas. Et nii see elu vist on, et abi küsitakse ikkagi suhteliselt viimasel hetkel ja siis, kui kuskil juba käriseb, ragiseb ja kriiskab. Siin korra, Rain, tuleks selle abi küsimise teema, lihtsalt tahaks välja tuua selle, et kui me juhid oleme, siis hästi paljud ettevõtted on hakanud mõtlema sellele, kuidas vaimset tervist inimestel toetada. Ja suund läheb sinna, et minge psühholoogi juurde.
kuid mina olen veendunud selles, et psühholoog aitab, aga ta aitab juba tagajärgi likvideerida. Aga leia inimene, selleks üks võib olla coach, kes aitab ennetada seda, et inimene peaks üldse psühholoogi juurde minema. Et ka see on see nurk võib-olla siin välja tuua, hea. mõlemad otsad on vajalikud, aga saab ennetada ka teadlikult ja me rääkisime nendest juhi isikuomadustest. Monika, kas sul on veel mõni põletav küsimus keelel? Mul on ainult üks küsimus, milline lõppude lõpuks siis aastal 2026 see hea juht on? Hea juht on see, kes usub iseendasse ja armastab iseennast. Sest kui see on inimesel olemas, siis ta on võimeline maailma vallutama. Ja siis ta leiab üles ka need teised inimesed, Jaa. kes taga Jah. koos kas siis tema ideed toetavad või soovivad koos edasi liikuda. Ja meeskond, teate, kui hästi meeskond seda tunnetab ja tajub, kui juht on teatud positiivses emotsioonis või teatud negatiivses emotsioonis. Ma natukene vaidlen selle aasta alguse kogemuse pealt kokku. Mina tulin 1. jaanuaril Budapestist ja tundsin ennast nagu metsik hobune, kes nägi aasa ja kalju ja vett vulisemas, aga teised inimesed tulevad jõulult tagasi ja siis ma tean, et ma suutsin päris paljud inimesed hulluks ajada oma vabadusega ja uute ideedega ja hakkame nüüd minema. Ja siis, et tuleb ikkagi arvestada sellega, et kõik inimesed on isiksused, eks ju, et tuleb anda aega kaasa. Monika, siin sa pead järgima seda age nõuannet, et enne mõtle ja siis asu tegutsema. Ma olin juba väga kaua mõelnud, 3 nädalat mõelnud terve pühade aja ja minu jaoks oli uus aasta, hakkame nüüd minema. Aga lahenda sudokut ja ristsõnu ja siis läheb see tuhin maha. Me ajame siin unistuste tööandja liikumist juba 13. aastat ja tahaks ikkagi nüüd teada selle tõe ka, et kust see unistuste tööandja siis ikkagi nüüd algab, et kas see algab nendest inimestest, kes tulevad kokku ja mängivad koos golfi ja piljardit kontoris ja käivad õlle joomas ja teevad suuri asju või hakkab see ikkagi sellest juhist peale? See on niisugune muna ja kana küsimus. Et kui sul on teada ettevõtte väärtused ja mingil hetkel on mingi punt inimesi kokku tulnud, kes on loonud selle ettevõtte ja ta näeb, et see ettevõte sellistest väärtustest lähtuvalt võiks edasi liikuda. Ja nende väärtuste põhiselt sa suurendad oma meeskonda. Siis ongi see unistuste tööandja tiitel sul juba käes. Ei ole oluline, kas sul on see piljard seal või kas sa käid seda golfi mängimas. Oluline on see, et inimesed tajuksid, et nende väärtused on täpselt samasugused, nagu on teiste inimeste väärtused, kes meeskonnas on. Ja see on tohutu suur jõud ühele ettevõttele, sest see annab inimestele motivatsiooni ja nad saavad aru ja tunnustavad üksteist ka läbi nende samade väärtuste lähenemiste. Sina siis pigem käiksid õlle joomas ikkagi teiste juhtidega, mitte oma tiimikaaslastega? Ma õlut ei joo, aga ma kakaod lähen kindlasti teiste juhtidega jooma. Aitäh sulle! Täna oli meie digitaalses podcasti toas Age Leedo, kes puutub juhtidega kokku siit ja sealtpoolt Eestit ja maailma iga päev ja coachib neid ja on arengupartneriks selleks, et see juhtimine ei kasvaks üle pea ja ei jõuaks siis negatiivsete tagajärgedega ettevõttesse ja pereellu ja unetsüklitesse ka. Nii et väga oluline töö. Aitäh sulle, Age, selle eest. Aitäh, et neid nõuandeid ja mõtteid jagasid ja kellel siis on abi vaja, siis leiate Age kindlasti sotsiaalmeediast ja interneti avarustest üles. Meie kohtume juba podcastis järgmisel nädalal, neljapäeval ja ei ole meil üldse mitte vähem olulised nõuanded ja jutud siin, nii et pange aga kirja ja tuletame siis veel kord meelde. Aitäh, et see tuli täna meil välja, et Eesti juhtide kogukond Visionist Connect ootab teid kõiki aktiivselt kaasa mõtlema ja tegutsema. Veel kord aitäh, kohtumisteni! Aitäh teile! Aitäh kõigile!